tere, ma olen Artur. Tere, ma olen Artur. Tere, ma olen kui sa sõidad kiirteel ja sa näed seene. Kiiremini! See on seintele halb, see pole hea. Ja mis on võimalus 5. Artur, anna rauda. Teeme lihtsalt uuesti. Tere, ma olen Artur. Tere, ma olen Artur. Tere, ma olen Artur. Tere, ma olen kui sa sõidad kiirteel ja siis sa näed seene. Kiiremini! Õpetaja. Ma ei kuulnud mitte midagi, mida sa ütlesid, sest et see video oli nii kõva, et ma ei kuulnud sind. Kas tõesti? Jaa. Siis tuleb mul veel neid sätteid siin veidi. Õpetaja, kas sa võid tavalise häälega jälle rääkida? Aga miks? Miks bottom text? Mulle tundub, et me oleme kõik palju vaiksemad niimoodi, kui me räägime sosinal. Ma vaevu kuulen sind. Kas sa eelmise korra salvestist vaatasid? Ma mõtlen eelmise neljapäeva oma. Ei. Aga kuula, ja seal on kõik selgesti kuulda ja me oleme kõik palju vaiksemad võrreldes nüüd teisipäevaga, kui seda lärmi oli ikka parajalt palju. Kas ma lähen go to public board või create a private board? Võta ikka see arvutiteadus, kirjuta sinna alla arvutiteadus ja pane go. Nii tere. Õpetaja, ma sain uued kõrvaklapid endale, nii et mul pole murre. Ja seda on kuulda, sest muidu me sind ju ei oleks kuulnud. Oota, kas mul on parem nagu mind kuulda kui mu vanades kõrvakates? Või mida? Täpselt sama. Okei. Ma sain enda mikrile siukse padjakese niimoodi, et see tuul kui tuleb, siis. Aga ma ei tea, miks toas tuul peaks olema, aga Ütle pagari piparkook. Pagari piparkook. Ja võtab B-tähed kinni küll. Esimene asi, nagu ikka, on pime kirjutamine. Teine asi on code.org. Õpetaja, kas me OpenDDD saame ka täna teha? Kolmas asi. Täna räägime uuest andurist. Legoland. Aga Legolaud. Ja neljas asi. Me juba Markusega hakkasime käsitlema ühte probleemi, mida me saime OpenDDD-ga lahendada teisipäeval ja sellega jätkame, nii et ma kirjutan siia ikkagi selle OpenDDD ära. Need on peamised teemad. Aga nüüd kõik Typing Club välja arvatud Artur, kes läheb Oota, miks Artur ei lähe? Sellepärast, et Artur juba oskab. Oota, ma oskan ka ju. No, kui me jälle kohtume, siis sa näitad mulle. Aga praegu sa vist ei saa mulle näidata seda kuidagi, sest selleks ma pean nägema samaaegselt sinu silmi, sinu sõrmistikku ja arvutiekraani ka. Seega oleks vaja, tegelikult piisaks ühest kaamerast, mis näitab nii seda, sa vaatad, kui ka sinu sõrmistikku. Oota, õpetaja, mis Markus peab tegema? Minema petri.typingclub. Mina ei pea sinna minema, on ju? Sina lähed code.org. Oota, minul on Typing Club tehtud, on ju? Ei, no sul ei ole tehtud, aga sa oskad, sul ei ole vaja seda teha. Kui probleemid tulemas, siis ma saadan su kohe Typing Club. Õpetaja, kuidas ma saan häält vähemaks panna siit? Kelle häält või mille häält? Ei, ma mõtlen nagu siin, vaata,
kas ei nagu vaata, kui ma seda teen, vaata seda, hakkan panema, vaata käivita, siis see hakkab hästi kõvat laulu panema. pane, ei, lõpetas see. Jah. Jah. Seda sa saad oma enda arvuti helisätetes muuta ju vaiksemaks. Kust? No seda sa pead ise uurima, kuidas Windowsis seda teha saab, aga ma Ei, näen. Artur. Jaa. Lõpeta share. Ja, oota. Nii. Ja muidugi sa saad ka heli. Ja siis vaida share'i uuesti ja siis seal all kuskil see share'imise aken on ja on jaga heli ja vajutad nagu. Ja ma tegingi seda. Siis häält võiks tulla. Ei, ma ei taha, et mul tuleks nagu seda laulu üldse siit nagu, kui ma panen Siis vajuta seda. Käivita või? Ja siis üleval need, kus need räägid on. Kus? Peaks olema mingi speakri märk ja siis sa saad mute'ida. Kus see on? See need üleval aknad on ju, kus on see YouTube Kemal ja... Nii. Niimoodi, jah. Ma leidsin ise. Me jälle midagi juurde. Noh. Mida me õpime juurde? No näiteks praegu õppisime juurde, kuidas vaigistada ühe Chrome'i lehe heli. Ma leidsin seda juba. Lae minu arvuti crash'is. Ja esmaspäeval me õppisime, kuidas Windowsis vahetada sisestusmeetodit ja ka seda, kuidas macOS'i peal seda teha. Ja ma panin endale ka siin uuesti macOS'i peale ja proovisin, toimib. Kus on kasuta bloki määrad austada andsi ja suurus? Kus see on? Kas keegi võib öelda? Valesti tõlgitud. Ma soovitan kasutada inglise keeles kontori. Kus seda saab? Oma sätetes saad sa muuta keele. Oota, ma otsin. Minu konto. Kustuta oma konto. Tee seda. Hei, kas sugu võib panna või? Jaa. Nii. Mis sugune sa oled? Ma olen mees. Ei, ma olen female tegelikult. Ei, pane non-binary, siis sul polegi. Ma ei taha, ma tahan mees olla. Huvitav, et nüüd sul on inglise keeles, aga teatud on eesti keeles. Ma connectin Google account'iga. Ma saan kõikide nende account'idega connectida. Wow. Paistab, et sa leidsid selle kohaga üles, kus keelt muuta. Kus? Sest sa juba muutsid. Ma ei tea. Enne sul oli eesti ja siis nüüd sul on english. Kas see mitte juba ei ole? Oh, so you're British, huh? Oh, so you call these things called ships? Nii. You can make look like dancer is in the background by making the size smaller. You make both backup dancer the same size. Aha. Jama. Just the setup. Davai, nüüd peaks. Ja nüüd on.
Kuidas seda väiksemaks saab panna? Ja muidugi ma andsin teile vale aadressi ka. Või sulle, Markus, ja sa tead seda õiget aadressi. My free trial will end in 8 days. ei. No perfektne accuracy. Ma saingi 100. That's cringe. Monkey, donkey. Ma ei saa eesti inglise keeleks muuta. Nii, Markusel on täna siis teha kuni alumise rea lõpuni ehk 88. Ma vihkan neid mänge. Palun, ma ei taha neid mänge. Miks nii? Sest lihtsalt taipimine, sul on muscle memory, kus kuidas sõna kirjutada, aga mitte muscle memory tähedel. Ja see hävitab minu kiirust. Tähed on ka vahel olulised, näiteks matemaatikas või programmeerimises. Ma ei saa hakkama sellega. Aga sa kasutasid kõik hintid ära. Jah. Ma ei saa aru sellest. See on nii raske. Kuule, ma olen number 8 juures ja tean, ma ei tea. Ma pigem teeksin seda, mida sina. Ära anna alla. Ma olen alles 7. juures ja see võtab nagu terve päev. Terve päev on ikka parem kui terved 2 päeva. See näitas. Oota, õpeta, kui sa rekordid, kas sa näitad teistele ka seda või? Ja kui keegi küsib. Miks? We call these things chips. Instead of crispity, crunchy, munchy, cracker jack, snacker, nibbler, snapping, crack, pop, Wester, Poolchester, Shire, Queens, lovely, jubbly delights. That's rather a bit cringe, isn't it, bro? Markus, mis sul juhtus? Ma muutusin bretiks. Mu ema kuuleb kõike mult läbi kõrvaklappidest ja palun ära tee seda. Kas ta kuulab pealt? Jah. Lahe. Ja mu õde läks magama ka, nii et. Why can't I please kill myself? Sul hakkab ennast tapama mõtted code. Jaa, seal see code orgis saatis mulle Gmaili, et sa oled väga tubli, et sa teed meie community paremaks, on ja. Ja siis ma kirjutasin vastu my ass burns, bruh. Ja siis nad acceptisid minu feedbacki. Ma olen 50 nüüd. 50 sõna minutis 10 sekundi kestel. Näen, need olid mingid lühikesed kombinatsioonid. That's cringe. Kas ma võin scratchi teha? Mis see scratch on? Lahenda Artur oma see tantsija probleem ära. Ma ei saa hakkama. Experiment on changing properties with... Sa oled juba järgmisse jõudnud.
ei ole. Ma nii vihkan vasakut kätt. Use the setup size block, make that tensor smaller. Kuidas ma teda väiksemaks teen, kuidas? Kuidas sa teed? Oota, las ma vaatan sinu ekraani. Vaata, pane start over. Vaata, vajuta set on ju. Oota, keri üles, kus see kiisu-miisu räägib, keri üles. Vajuta veel kõige üles. See ongi või? Igatahes vaata see sinine plokk, see set backup tensor size to 50. Mitte see sinine, jah, tubli. Mitte sinna. Kuhu? Vaata see setup on ju, siis need 2 punast plokki on ju. Siia. Pane sinna vahele. Siia. Vahele. Nende vahele. Siia. Kuhu? Ja. Oota. Kohe. Nii. Oota. Ma teen kõik kohe korda. Nii. Ja pane run. Ja nüüd oota. Issand jumal. Mida see kann teeb? kas see on ka illegal? See on väga illegal. Congratulations, you had a mom. Tubli töö, Artur. Tänu Markusele. Nüüd pane lihtsalt set top dancet in, see sinine plokk, mitte see, allapoolne. See. Ja siis pane ükskõik, mis see punase ploki vahel, see ei tähenda. Ja. Ja nüüd pane run. Issand jumal. Nagu kuidas? Ma järgmist proovin ise Ma ei teha. saa kaotada oma VPM-i, kas ma võin selle vahele jätta? Congrats. Vahele ei jäta samme. Ma oskan kirjutada niimoodi, et ma ei pea vaatama klaviatuurile. See 50 kaksis VPM tuli sul sellest, et sul oli lihtsalt hästi lihtsad kombinatsioonid. Nagu kuidas? Markus, kas sa võid endale Rainbow tagasi tõmmata täna? Ei, Miks? mul pole ruumi. Fuck. Kustuta midagi. Oota. Hiinlane. Palun. 41 kuskil. Oota. Jõepri. Kuidas 15 minutit on maraton? Ja kuidas ma sain 5 VPM-i? Ja sul on üks tärn ka, ma soovitan see uuesti teha. Ma tegin ju nii kiiresti. Tuleb veel harjutada, veel kiiremini saada. See näitas mulle 40 VPM-i. Lihtsalt pane. Ja nüüd sa võidad. Ära üldse muuda mitte midagi. Ma proovin ise üksinda edasi veits Ma teha. ei tahtnud. Ma tegin ilma Markus abita seda ära. Tead, kui sul on... Sest see on. Õpetaja, kui järele mõelda, see ei ole raske. The fuck. Oota. Jaa, siia. Kui on raske, siis arened. Kui on kerge, siis naudid.
Even block the scroll, you rub arrows, press my change then Palun! Mulle ei meeldi see. I'm pulling little kids. Oh jee, ma võitsin jälle. Ma olen Big Brain. Õpetaja, mul on 3 levelit veel. Siis on sul see lesson tehtud, jah. Markus õpetas mind, nüüd ma oskan ilma temata teha. Robot. Okei. Oota, kui kaua ma pidin tegema seda? 88-ndani. Ma olen tehtud. Aga kus oligi see? Oh jee, ma jälle võitsin. Ma isegi ei pidanud midagi tegema. Check out this block. Now you can... Yes, 5 tähte, ma ei pea nüüd mitte midagi tegema. 48 kuulen mind. Oota, aga sul on ju 0 tähte. Mida? Sul pole ühtki tähte ju. Tähed on kollased. Okei, ma on tehtud. Huvitav jah, et see dynamic practice, aga sul ei näidata placement. Õpetaja, mul on viimane level. Miks seda ikkagi sulle ei näidata? Nii. Ja sa ei pea mitte midagi tegema. Sa ei pea mitte midagi tegema ära. Oota. Markus, tee refresh. Okei. Markus aitas mind ainult 2 leveliga. Ja ikka ei ole seda näha. Huvitav. Kui sa minu ekraani vaatad, siis sa näed, et siin on veel 88 placement test, aga sina ei näe seda mingil põhjusel. Küll, la siis olla. Järgmine asi, mis meil siin on, saame nüüd Linuxid juurde panna ja Typing Club tehtud. Okei, jumal tänatud, ma ei pea seda olema. Codework tehtud. Nüüd. Yes, mul on tehtud. Nüüd räägime Lego lauast. Ma võtan jälle ette selle faili, mis meil siin. Õpetaja, ma tegin kõik ära. Selle kohta. Õpetaja, ma tegin lesson 1 kõik ära. Jõudsid lõpuni ja... Ja Markus lõpuks õpetas mind ja nüüd ma oskasin. Keegi on Facebookis. Ei. Ei üldse ei ole. Nüüd, mis su nimi on? Sa said eesti keeles A-ga. Jaa. Ja tõepoolest. Tõepoolest. Codeworkis on sul ka nüüd A. Ehk siis esimene lesson tehtud. Ja eil on tehtud 7 lessonit. Igatahes nüüd... Ma ei pea rohkem Codeworki tegema, on ju? Täna nüüd me lähme Lego laua teema juurde. Õpetaja, kas vabal ajal võib veel Codeworki teha? Ja
Okei, ma tahan kõigi nende välja. Türa, Markus. Markus, ma leidsin vorste, tahad osta? Muidugi mitte. Tahad küll. Aga kas võid selle lingi saata, see Code.org-i? Code.org-i link on vestlus. Ei, mitte Code.org-i link, vaid see. VBU või? VBO. Nextcloudi oma või Vibe? Ja, Nextcloudi. Ja ma lähen ka Nextcloudi. Ja ma ei ole siin jaganud oma kreen. Lähme Legolaud. Ei. Ja võta, ma olen Legolaus. Nii, vaadake nüüd minu seda kaamerapilti. Siin on nüüd selline asi, juhe on küljes. Mis asi see on seal? Markus. Markus, pane ära see. Okei. Sellel on 8 pinni siin. Näed, 8 pinni. Ja näen. Ja nende pinnide otsa pannakse see juhe. Ja juhtme teine ots näeb välja selline, kus on 6 pinni. Nii. Ja juhtme, siin on sees 6 juhet, siis need on eri värvidega. Ja siin sees, no nii, nüüd näeb hästi, siin sees, vaatan, mis need asjad on. Kas siin on mingisugune nupp või kuskile vajutada ei saa siin. Mulle tundub, et ta detektib sellist asja, et kas miski on täpselt selle kohal või ei ole, et see sarnaneb liikumise andurile on selle vahega, et kui miski otse siia vist selle asjanduse peale panna, siis ta saab aru, et miski on selle peal ja kui see ära võtta, siis ei ole midagi siin peal. Siin otse kirjas ei paista olevat midagi selle kohta. Ma ei loe siit välja isegi, mis asi see võiks olla. Kuigi siin on mingisugused juurde kirjutatud ja võib-olla nende kaudu on võimalik isegi midagi välja selgitada, sest see must kobakus, mis siin ümber, see on puhtalt välja trükitud eraldi ühe Makeri poolt. Nii, kas see tuleb siit välja, sest see on siia kokku ilmselt liimitud kuidagi viisi. Nagu need kõik teised trükid, siit me ei näe, mis asi see on, aga nüüd ongi aeg guugeldada selle asja kohta. Ma kirjutan siia otse välja, et me leiame enam teada, mis asi see võiks olla. SCK. Siis on MSO. Mis ma ei näe seda välja. See on misu. Kas sa näed siit välja lugeda, mis need tähed on? Teises reas. Ja me näeme seda. Ja aga mis tähed need on? Oota. See on nii väike, et ma ei näe. Nagu kaamera ei fokusseeri, tähendab. Ei fokusseeri. Siin kuskil ma sain vahetada ka seda kaamerat. Rohkem valikuid ja... Kui kallis su kaamera õpeta on? Mida ta nüüd teeb? See on nutitelefoni kaamera. Nüüd on mul teine kaamera. Vaatame, kas see saab aru. Ja näen. Mingi SCK M50 MOSI SSVCC GND IRQ Resto. Pane need kõik Google'i otsingus või kuskile otsingus. Kõik üksinda või? Kõik korraga, vahet sees. Okei. Ja siis... ma võtan enda teise Nende SS. Oota, milleks me teeme seda?
välja selgitada, mis andur see on. Ma ei saa aru, mis see teine on, see M-soove. Mis? See oli minul ka küsimus. Okei, ma leidsin midagi. M-soove. Ma ei tea. SS. VCC. Nii, ilmselt GD. pildi otsing annab rohkem tulemust. Irku. Vaata pildid. Rasta. Kas seal on mingi... Ja täpselt samasugune. Vaatame nüüd. Kas see esimene pilt, see Arduino Foorum? Ma share'in. Jep, täpselt sama. Näed, vaadake. Sa leidsid selle? Jaa. Suurepärane, nii mis asi see on Elec House BN532. Ole hea, kirjuta see sinna faili ka ära. Ja pane linki juurde. See on mingi kiip. Okei, ma saadan Kliki lingi. selle kiibi peale. Saatsin igaks üks lingiga siia. Ja ma klikkisin pildi peale. Nii, ja väga hea, aga see link pane sinna Nextcloudi faili. Okei. Sellesse Legolaua faili. Pane sinna uus pealkiri. Mis ma pealkirjaks panen? Vaata, kui siin oli liikumise andur, siis see on nüüd mingi muu andur siin lõpus. Ma kirjutan lihtsalt uue pealkirja sellele. Ja siia lõppu. Ja eesmärgid alla. Ja päris lõppu. Mis ma pealkirjaks panen siis? Aga mis andur see on kõigepealt? BN532. Ja BN 532. Nii. Ja nüüd ma panen lingi sinna. Ei, tee see BN532 lingiks. See tähendab, et vali see BN532 välja, vajuta Ctrl K ja pane link. Ctrl K. Link to. Ja nüüd ma panen selle lingi sinna. Screen tip text. Okei, õpetaja, ma tegin kõik ära. Nagu sa näed. Nii, nüüd ma sain ka selle lahti ja uurime, vaatame, mis ta on. Kuidas ma ära seivin? See on juba seivitud. Nüüd võin tagasi ära minna, kinni panna. Ja kirjuta sinna juurde ka, mis see on. Vaata, see on RFID moodul. See on anduri kiip. Tuleb, kas te teate, mis on RFID? Ei tea. Sul on näiteks see kaart, millega sa saad kooli ukse kaudu sisse. Ja seal kaardi sees on RFID kiip. Kaardilugeja. Mulle tundub küll, et see on midagi sellist. Huvitav, mille jaoks seda kiipi siis saab kasutada, et kui mingisugune Oota, sagedus. et nagu see tuvastab riigi järgi, kas nagu, või mingi asja järgi, et nagu, kas see kehtib või nagu niimoodi loeb ära ja nagu mingi plaadilugeja moodi värk nagu, ainult nagu ilma plaadita niimoodi. Ma mõtlen niimoodi. See on nüüd see moodul, mis tähendab, et kui sul on kaart ja sa paned selle kaardi sinna vastu või lähedale, siis see loeb, saab selle signaali kätte ja võrdleb. Ja kui on õige signaal, siis näiteks avab midagi või teatab midagi. Aga nüüd tuleb mõelda, et kuidas me saaksime seda kiipi kasutada. Me saaksime seda kasutada, et enda mingi kaardilugeja värk ehitada. Vaata, kas sa võtsid selle lingi maha või? Ei võtnud. Tee see BN532 palun lingiks. Kuidas? Vali see sõna välja, vajuta Ctrl K. Ma juba tegin seda. Ei, sa panid selle. Panen nimeks BN532 või? Sul juba on see pealkiri. See BN532 vali kõik välja ja siis vajuta Ctrl K. Okei. Ehk siis niimoodi. Ctrl K, kui ma niimoodi on kõik ära tõmmatud. Jaa. Ups. Vale nupp. Kohe on korras. Nii.
Control K. Mida mina pean tegema? Sa mõtled, kuidas me saaksime seda kasutada? Ei, Artur, sa panid jälle eraldi lingi. Vali see PN532 välja. Select. Nagu niimoodi. Nagu, sa mõtled nagu niimoodi. Ja siis see on nagu PN532. No hoiad shift-klahvi all ja nooleklahviga liigud või hiirega valid välja. Ei, No mitte niimoodi. nii. Vaata minu ekraani korra. Vaatad sa minu ekraani? Kohe. Nii, ja vaatan. Nii, ma näiteks valin välja kodeerimine. Märgistan selle. Ja nüüd, kui ma Control K panen, siis ma saan lingi siia panna. Sa tee seda sama PN532. Ehk siis muidu mul oli kõik õige. Ja ainult, et sul läks see link eraldi, see sõna ise peab olema link, siis see on paremini loetav. Ja ma sain aru, mida sa mõtled. Umbes niimoodi. Jaa, täpselt nii. Väga hea. Nii. Nii. Ja nüüd kirjuta juurde ka, mis asi see on. Ja samamoodi siis eesmärgid ja protsess, et mida me saame sellega teha. See on kaardi lugeja. Pean Estonia keyboardile panema. Täitsa võimalik, et me saame Arduino kaudu selle programmeerida ka lugema välja seda Harkujärve koolikaarti. Kui need üksteist puudutavad või pannakse need üksteise lähemale kui mõned sentimeetrid. Kas umbes nagu niimoodi õpetaja? Ja ainult, et nüüd see on kaardilugeja, see on kõik sul pealkiri, aga selle sa võid teha tavaliseks lõiguks, paned sinna rea või selle lõigu vahetuse vahele. Niimoodi? Ja siis muudad stiili ära seal üleval, paned talle normal näiteks. Umbes niimoodi? Ja praegu ta on heading, aga paned talle normal. Vaat nii, jah. Nii. Okei, mul on siin kõik tehtud, on ju. Ja nüüd tuleb välja mõelda, kuidas me seal Lego laual saaksime seda kasutada õppetegevuseks. Mida selle abil saaksid õpilased õppida? Mul on siukene idee, et niimoodi kasutada, et üks robot niimoodi tuleb ukse ette, siis küsib, näita enda kiip ja siis tal on niimoodi kaardilugeja käes, nagu robot niimoodi ise liigub, paneme liikuma. Ja siis boom, me paneme kiibi talle vastu, et ütleb, te võite sisse tulla või nagu umbes niimoodi. Väga hea, kirjuta see üles. Okei, mul polegi mõtet. Ma pole internetti selle masina. Ma pole internetti. Ja õpetaja, mul on kõik kirjutatud. Kuidas see tundub? Me saaksime Lego laua juures seda kasutada niimoodi, et robot tuleb meie juurde ja küsib näita kaardi ja ma panen kaardi vastu seda kiipi, mida robot käes hoiab ja siis kui kaart keetib, robot ütleb vastu edasi. Kuidas tundub? Mulle meeldib see idee. Ja mulle ka. Õpetaja. Mu ema oli uhke minu idee üle. Ja ma olen uhke selle üle, et ta on uhke sinu idee. Nüüd võtame järgmise teema. See on OpenDDD. Ja ma tutvustan nüüd sulle, Artur, ka seda, mida ma sulle teisipäeval rääkida ei saanud, sest sa kadusid ära. Nimelt siin samas Nextcloudis on meil alamkataloog. Oota, ma ei kuule sind. Ja nüüd räägi. Siin samas Nextcloudis. Oota, nüüd tuleb topelt, ma kuulen kaja. Ma vaatan, kellelt see tuleb. Mulle meeldib OpenDDD. Ühesõnaga, mitmes arvutid ja kataloogis. Ja see on Markus. Ma pean Markusi selle kaamera panema vaikseks. Sest et muidu ma kuulen ise ennast. Aga ma pean Markusi üldse väga vaikseks. Nüüd on parem räägi. Niisiis, OpenResort Tycooni alamkataloog. Ja siin on 3 teaduskirjutist. Ma seda pikka juttu ja uuesti rääkima, seda sa saad Artur järele vaadata, see video ei ole veel üleval. Aga
varsti on. Küll. Õpetaja, Ja kõige on väga hea päev olnud. ütle veel. Täna on hea päev olnud. On küll ja Markus, mille sa siia nüüd kopeerisid Google Assistant? ma ise ka ei tea. Igatahes mulle tundub, et siin on mingisugused elutoa temperatuur, magamistoa ja veel kontoriruumi temperatuur. Siin ongi olukord saab failid, on mängusalvestusfailid. Ja esimesena... Oota, kas ma hakkan tegema seda? Ja Markus, sa jätkad. Esimesena siis race condition. See fail. See tuleb sul alla laadida ja siis load game OpenDDDs. See tuleb lahendada. Oota, ma tõmban OpenDDD lahti, aga ma pean kähku endal heliseaded ära keerama. Jaa. Sest et nüüd on absoluutselt põrgud. Okei, põrg algas. Ma teen endal samamoodi. Õpetaja, kus ma saan vahetada heliseadeid? Õpetaja, kus ma heliseadet saan vahetada? Selle tausta midi heli saad sa ilmselt kuidagi niimoodi välja lülitada, nagu mul siin on. Ma ei tea, kas sul Windowsi peal on selline võimalus, et sa lülitad välja ainult ühe asja. Ühe rakenduse heli. Linuxi peal ma saan seda teha, et ma valin rakenduse, mida ma tahan mutida ja siis panen. Markus, Mida? saad aidata? Oota, ei, tegelikult pole vaja. Okei. Ma juba leian abi ise. Nii, oota, mis see oligi? Nii. Okei, tehtud. Ma tegin ära. Nii, Markus, näita mulle nüüd oma lahendust. Oota, ma Mis nüüd siis? Ma panin... Kas need lihtsalt 7 oleks? Järelikult see ei ole lahendus. Artur, mingi selline asi peaks olema nagu open volume mixer. Oota. Oota, ma juba leidsin. System sound, Steam, Discord. Oota, võib-olla korraks ei kuule teid. Siin öeldakse, et Windows 7 toimib Windows 10. Jep, nii ma leidsin. Õpetaja, tegelikult ma sain hakkama, sest ma saan profitid, kõik rongid käivad, vahel ei käi. Ma sain korda. Nüüd ma Õpetaja, vaikne. ma sain profitid ja ei peaks olema kõik rongid. Ja mul kõik rongid ja need kõik teevad profitid. Ma nüüd sain mutida. Ja selgita meile, Markus, mida sa tegid. Ma panin sinna midagi ja siis ma panin siia on ju kuskile kuupärapõrgusse paningi sinna one way path'i see signaali, see. I am Ganus. Õpetaja, ma kaotasin sinu serveri ära. Aga seda praegu ei olegi Siis, okei. Sest neid harjutusi me teeme ilma serverita iseseisvalt, muidu me ei saa. Ja siis, kui on tehtud? Nüüd ma seletan teile järgmist probleemi. Aga ma vaatan, kas see oli meil järgmine asi. Ma võtan korraks lahti selle teaduskirjutise, see vist oli see full text. Ja mis koht see siin nüüd on, kas see on õige?
exercise to deadlock ja on küll. Ma hakkan rääkima sellisest asjast nagu deadlock. Kas sa tead, mis asi on deadlock? Siis kui on kõik kinni. Ja kuidas see eesti keeles võiks olla? Kõik Nagu kinni. surnud lukk. Surnud ring. Ja see tähendab, et üks ootab teise järele, teine kolmanda järele, kolmas esimese järele. Seda me saame hästi ilmestada einestavate filosoofide näitega. Vaata minu ekraani. Ja võid ka samal ajal ette võtta selle oma whiteboardi. Ja siia ma olen teinud nüüd ühe pildi, kus on laud, keskel see hall laud. Ja laua peal on mingisugused ristkülikud, aga need on söömisvahendid. Ja ma olen siia jätnud panemata keskele ühe kausi. No oletame, et siin on mingisugune spagetikauss keskel. No, siin sees on siis mingisugune söök. Ja need ringid siin väljaspool on filosoofid. 5 filosoofi. Ja iga filosoof saab siit kausist süüa ainult siis, kui ta kasutab korraga 2 söömisvahendit. Aga söömisvahendid on täpselt sama palju kui filosoofi ümber laua. Ja nüüd võibki juhtuda selline asi, et kui iga filosoof võtab ühe söömisvahendi, siis mitte kellelgi ei ole 2 söömisvahendit ja nad jäävadki ootama vaba söömisvahendit ja nad ei saa süüa, et samal ajal on nagu 2 asja. Esiteks deadlock ja teiseks siis starvation ehk nälgimine. Õpetaja, ma leidsin Tšernobõli üles. Kas sa jälgid ka, mida ma räägin? Ei, kahjuks. Oota. Ma tahan Markusele seda kähku näidata. Markus, vaata, ma leidsin Tšernobõli, vaata. Nad fonid pole naljakad. Sellel on isegi Tšernobõl kirjas. Oota, ma tõmban üldse. Õpetaja, ma sain niimoodi hävitada, et ma isegi ei näe seda. Õpetaja on üles ära. Markus ja Artur, te tegelete vale asjaga praegu. Ei tohi OpenDTD teha või? Kõigepealt me lahendame selle asja ilma OpenDTD-ta ja siis... Okei, ma panin OpenDTD kinni. Ja vaata minu ekraani või vaata tahvlit. Ma vaatan sinu. Tegelikult ma tulen ka tahvli peale. Jaga oma ekraan välja ka. Jah. See oli Nextcloud on ju. Ei. Markus, mine ka palun õigesse kohta. Ma läksin... sa tahad Ubuntus ja Ubuntus, okei. Issand jumal. Nii, Markus jõudis. Artur veel ei ole jõudnud. Kohe, nii. Tere. Ma olen siin õpetaja kohal. Ja keri natuke paremale poole või zoomi välja. Ma näen mingi sükene... Issand jumal. Markus, välja zoomimine ei käi niimoodi, vaid sa jääd shift-klahvi all ja klikid. Ma jään shift-klahvi alla ja klikin. Ja aga enne seda pead sa selle luubi ikooni valima ja just. Vaata seda ülemist lauda. See on üks hall laud. Ja. Laua keskel on hunnik spagetti. Ja. Ja laua ümber istuvad 5 filosoofi. Ja, ehk siis see 1, 2, 3, 4, 5. Tegelikult 0, 1, 2, 3, 4. Okay. Ja laua peal on söögivahendid. Oletame, et need on kahvlid. Ja. Neid on sama palju kui filosoofe. Ja. Iga filosoof saab süüa ainult siis, kui tal on korraga 2 söögivahendit. Mõlemas käes 1. Ja ükski filosoof ei tohi teiselt filosoofilt kahvlid käest ära võtta. Ja. Ja nüüd on selline olukord, et kui igaüks võtab laualt ühe, ma tõmba siia jooned vahele, näiteks kui 0 võtab selle
nulli, 1 võtab 1, 2 võtab 2, 3 võtab 3, 4 võtab 4, siis mitte keegi ei saa süüa. Sellepärast, et mitte keegi ei saa nüüd teist võtta. Nüüd on küsimus, et kuidas see olukord lahendada. Nad lihtsalt laenavad nagu null saab tegelikult 0 1-ga ja siis 1 saab 1 2-ga ja siis 2 saab 2 3-ga ja 3 saab 3 4-ga ja 4 saab 4 0-ga. Jaa. Ei, 4 annab nullile 2, siis on 4-l on 2 alles, siis 3 annab 1-le, siis on 1-l mõlemad on 2 ja siis ongi kõik. Aga nad omavahel ei suutle. See on ka tingimus. Siis need on lihtsalt autistlikud. Ja autistlikud ja nad ei anna oma käest ära. Enne kui nad saavad teise ka ja saavad süüa. Alles siis, kui nad on natuke söönud, siis nad panevad mõlemad söögivahendid lauale tagasi ja nad laua pealt võib võtta. Jaa. Sa ei saagi siis parandada seda ju. Ja sellist olukorda nimetatakse Nad deadlock. saavad kätega ka süüa ju. Kätega on selles mängus keelatud. Söövad kätega. Vaata, praegu on niimoodi, et ma teen siia kõrvale tabeli. 0-l on 0, 1-l on 1, 2-l on 2, 3-l on 3 ja 4-l on 4. Aga mis siis, kui me teeme selle algoritmi ümber selliseks, et iga filosoof võtab selle kahvli, mille järjekorra number nii-öelda on väiksem. Praegu nad teevad niimoodi, aga see peab veel niimoodi olema, et Oota. Kas te teate, mis asi on jäägiga jagamine? Jah. Me saaksime niimoodi teha, et 0 võrdleb nüüd. Mine sinna, Markus. 0 võrdleb, kas ta võtab 0 või 1. 1. Nii, ütleme, et ta võtab minimaalse. Okei, 0 siis. Ma kirjutan min 0, 1. See on siis 0 puhul. Seega ta võtab selle. Nii, 1 võtab siis miinimumi kas 1 või 2. 1. Nii, võtab 1. Aga siin on veel üks tingimus. Nimelt miinimumprotsent, mis ta siis oligi, ma mõtlen nüüd, kui 4% vist. See protsent tähendab jäägiga jagamist. Ehk siis, kui me 0 jagame 4-ga, siis me saame 0. Kui me 1 jagame 4-ga, saame 1 jäägiga. Nüüd, või 5-ga oli see vist. Ma mõtlen üks, kui meil tuleb 4 ilusasti. Ja küll vaatame edasi. 2 saab valida 2 ja 3 vahel. Võtab nendest miinimumi ehk 2. Nii, 3. filosoof saab valida nüüd 3 ja 4 vahel. Ja 3. on väiksem, ta võtab selle 3. Aga nüüd 4. saab valida 4 ja 0 vahel. Nii. Ja nendest väiksem on see 0. Ta tahab nüüd seda 0 võtta. Aga see on mingi autistlik. Aga ta ei saa võtta, eks ole. Nii. Sellepärast, et 0 on juba 0 filosoofi käes. Nii. Ja nüüd 0 ka ei saa midagi võtta, sest 1 on 1 käes. 1 ei saa midagi võtta, sest 2 on 2 käes. 2 ei saa midagi võtta, sest 3 on 3 käes. Aga 3 vaatab, 4 on võtmata. Yes! Ja nüüd saab 3 hakata sööma. Miks tal on 3 kahvlit vaja? Ei, tal on 2 vaja. Need võtab 3 ja 4. Okei, jah. 3. sööb ära.
ja siis paneb Markus. lauale mõlemad ja siis järgmisena saab milline filosoof süüa. Markus. kus see nali on? kus see nali on? Markus ja Artur, kui kolmas filosoof ära sööb, milline filosoof saab järgmisena süüa? Mitte keegi. Ei saagi. Aga vaata seda pilti, nüüd seda alumist. Jah. Ära. Siis need kolmas ja neljas on mõlemad siin. 0 tahab süüa, 0. Siis neljas saab võtta tegelikult selle neljanda. Nüüd, aga tal on ikkagi ainult 1. 0 ei saa midagi võtta, 1 ei saa midagi võtta, 2. 2 saab nüüd võtta selle 3. Ja nüüd saab filosoof number 2 ära süüa. Ja kui tema on ära söönud, siis ta paneb mõlemad lauale. Ja nüüd järgmisena saab 1 süüa. Sest nüüd 1 saab võtta selle 2. Ja 3 sai vahepeal võtta selle 3. Ja nüüd saab filosoof 1 süüa. Vaat see on need 5, kuidas meil on võimalik surnud ringi lahendada. Ja operatsioonisüsteemi tasandil on see hästi oluline, et ei tekiks sellist olukorda, et näiteks Chrome ootab Firefoxi järele ja Firefox ootab, ma ei tea. Oota, siis sa tahad seda teha, et me teeme seda OpenDDD-s. Ja OpenDDD-s on selleks selline fail nagu deadlock. Ja juba tõmbasin. See tuleb siis nüüd panna sinna OpenDDD savu kataloogi. Ma tõmban, deadlock'i tõmban Google'ist. Ei, sa tõmbad selle siit meie Nextcloudist. Kust? Mine sellisesse kohta, mine ka sinna kataloogi sisse. Õpetaja, kuidas siin kaotasin mõlemad ära? Vaatame kõigepealt, et Artur saaks alla tõmmata. Okei. Oota, kas Artur hakkab deadlock'i tegema või kõige esimest? Ei, me hakkame kõik deadlock'i tegema. Okay. Artur, kas sa nüüd jõuad sinna? Ma ei näe su pilti, õpetaja. Näen, aga sa ei ole kuskile selektinud. Ma lähen Nextcloudi. Sul on Nextcloud. Leiad open. Kõik failid. Nii, mis ma vajutan siit? Need Nextcloud intro.mp4. Ja, Ei, tegelikult ära. juba läksin. Mina arvuti teaduseks koht. No, sa rikkusid kõik ära. Aha. Nii, ma läksin uuesti. Mis ma võtan sealt? Mis ma võtan? Sa vajuta kõik failid. Siin on kõik failid. Nii, Vasakul pool. seal on selline kataloog nagu Open Transport Tycoon, aga mitte selles kataloogis. Arvutiteadus, 1 tase kõrgema. Siit. 1 tase kõrgema. Kus on? 1 tase kõrgema. Kus ma seda valin? Vasakul, vaat see. Nüüd otsi Open Trade Deluxe programm. Mingi See. Open Transport Tycoon Deluxe. Ja nüüd tõmba deadlock jah see. Aga see tuleb nüüd õigesse kataloogi salvestada. Sa saad sealt valida, et download as. Ei, niimoodi sa ei saa seda teha, Artur. See tuleb sul õigesse kataloogi panna. On vaja Ubuntu selle jaoks. Parem klikk failil. Mitte seal. Parem klikk seal üleval. Selle deadlocki peal. Nii, nüüd on lae alla. Ta teeb niimoodi sul. Okei, siis võta show in folder. Nüüd sealt võta see kopisse. Oota, mul on küsimus. Võtsin kriitel seega. Nii, nüüd võta OpenDDD lahti ja vajuta load game. Ja nüüd vaata üleval on sul kirjas
kus see kataloog asub. Sul on see mingi C-users, ma ei tea, documents, OpenDDD. Oota, mul... Ära muuda seda, muidu sa ei näe jälle seda. Nii, ja sinna tuleb sul nüüd kopeerida see fail. Siia. See lihtsalt teeb mind korvaks. See on Ei saa sees. niimoodi, failihalduri sees tuleb enne kopeerida ja siis OpenDDD-sse. Siit. Ja seal. Ja see copy. Nii. Okei, oota, nüüd vajuta ja ära tee, lihtsalt vaata, las ma näen OpenDDD-d korraks. Ai kurat, sa panid ära, ma ei oska nüüd siin töötada. Artur, pane see X-ist kinni ja vajuta uuesti load game. Pane kogu OpenDDD kinni ja võtta uuesti lahti, see juba kaotas ära sul seal. Load game või? Jah. Ja nüüd ära kuskile vajuta, vaid vaata üleval on kirjas see kataloog, kuhu sa pead kopeerima. See või? Ei, seal üleval mustalt on kirjas. Sa pead sinna kopeerima. Okei. Õpetaja, mul on küsimus. Ma panin selle faili, see deadlock.savi on ju, sinna, kus peab olema on ju. Näed siin save on ju, OpenDDD, sinna, see lähen OpenDDD, save ja siis siin peab deadlock olema, aga siin pole deadlocki. Ma ei tea, mille all see on. See on teada, see on Arturi dokumendi all. Markus, see ei ole ju see koht. Vaata enda seda teekonda ülevalt, see on .local share OpenDDD hoopis. Oota, milleks üldse vajalik on? Sa läksid Arturi dokumenti. Et sa saaksid selle mängu... Jah, nüüd leiasid OpenDDD. Oota, otsin. Näed OpenDDD. Ja save vajuta save otsi. Ja ei, lihtsalt save'i sinna, save'i ja paste. Okei, mine nüüd tagasi mängu. Nii. Mis nüüd? Nii, nüüd mine vajuta korra parent directory ja siis vajuta uuesti save. Ja vajuta save. Mine sinna save'i siis. Vaat, ja nüüd võtta see deadlock lahti. Nii, nüüd ütleb, et seal on mingid asjad puudu. Kliki find missing content online. Ja download. Nii. Ja nüüd proovi uuesti avada. Ja nüüd saad. Nüüd, kui sa sinna peale vaatad, siis sa näed, et kõik rongid seisavad, mitte ükski ei saa liikuda. Ja see olukord tuleb lahendada. Mina pean või? Ja kõik teeme seda eraldi. Ma isegi ei tea otsa mitte midagi OpenDDD-st. No palju õnne. Siin ma leidsin üles. Oota, kas seda võib pigem lahvatada õhku? Ei tohi. Sa pead rongid alles jätma. Punane tuli. Ja ma tean, kuidas seda lahendada praegust. Täpselt, kuidas seda paneb. Me vist pole meie... No muidugi, kui me miinustes oleme. Ma maksan kõik meie laenud ära. No oli tehtud, tegin ära. Mis sa tegid?
kustutasin kõik one-way sairenid. Vaatame natuke aega, kas need rongid sõidavad ilusasti ja... Ei sõida ühtegi. Ja sõidavad. Ai, kurat, ei sõida. Ta on Tšernobõlis ja teha. Kuidas ma võtan neid sairenid ära, need kuradi asjad? Sa saad valida demolishi. Vajutad signaali välja. Mitte sellega sa lased õhku. Mitte see. Oota, ma teen kõik uuesti. Ma teen Karujärve siia. Miks sa teed järve sinna? Sa hakkad paati tegema sinna. Jaa. Huvitav, kuidas see rongide probleemi lahendab. No me juba kaevame kõik alt välja ja rongi kukuvad ette ja nad hakkavad laevu juhtima. Oota, kuidas ma Railroad Construction, kuidas ma demolishing'i need... Vajutad signaali selle ikoonile kõigepealt. Ja vaata seal paremal vist on, ei mitte see, ülemises reas ikka seal noole kõrval on mingisugune traktori või mis iganes ikoon. Ja nüüd... Okei, jah. Oi, rongid seisid kokku. Kõik rongid seisid kokku. Kas see on nagu shortcut, et kas ma pean tegelikult kinni panema ja siis lahti? Jaa. Oota, ma ostaksin kokaiini. Kuule, ma pean nüüd kinni panema uuesti. Noh, need rongid küll kokaiini ei pea. Nagu, mida sa teed, Artur? Artur, sa pead ennem ostma endale hangari. Näed, see Waterway Construction, siis seal on need, see pomm on ju seal üleval. Jura, ma teen sulle hängerit. Ja võitri. Ja võit raisk. Mul on kõik raha. Ma loodan, et keegi ei märganud seda. Ei. Pean kähku korda tegema. Kuidas ma eelmine kord sain hakkama, nüüd ei saa? Teissugune olukord. Puts. See on alati teissugune või? Kuule, see on alati teissugune või? Midagi läks viltu. No, eelmisel korral sul ei olnud ju sellist olukorda, et kõik sul seisavad. My genius is almost frightening. Ma olen pankrotis. Tead, kui suva? Mul on. Aga sul on suva või? Jah. Tead, kui suva mul on? Artur oskab alati väga kiiresti oma ettevõtte pankrotti saada. Ma olen vist meie selles arvutiringis esimene, kes suudab OpenTilis esimesel sekundil pankrotti minna. Davai tehtud. Nii. Tegin ära. Markus võttis nüüd kõik semaforid ära, vaatame, mis neil juhtub. Ma arvuti ei pea OpenTilis. Pööra, disaster incoming. Õpeta, ma kogemata lõhkasin ühe raudteerööpa ära. Ma usun, et see ei ole probleem. Kogemata. Töötab ju. Me oleme paralleelmaailmades, seetõttu see, mida Artur teeb, ei mõjuta seda, mida Markus teeb. Davai tehtud. Mis nüüd veel? Ma ei usu, et sul tehtud on. Kõik ju töötavad, kõik sõidavad. No, tuleb lihtsalt oodata, kas sa ei näe seal mitte ühtegi ohukohta praegu. Näe!
praegu sa tekitasid samasuguse olukorra nagu eelmise probleemi alguses oli. Ja, aga nüüd ma olen geenius. Nüüd ma olen pära-põhi. Markus Ma ei taha Gmaili, palun, ma ei taha Gmaili. Kas sul on seal kusagile pandud mingisugused signaalid? Oota, korraks, oota. kui keegi mu basseini ära kustutanud. Tead, kui suva mul on? Igatahes. Issand, sul on kõige peale suva. Tead, kui suva mul on? Tead, kui suva mul on? Suva, Markusel on suva, nina, suva. Paneme igale poole. Õpetaja, Artur, kas sa Coca-Colat jood? ei. Miks? Sest ta on normaalne inimene. Sellepärast, et see sisaldab selliseid aineid, mis ei ole inimese tervisele just head. See ei ole seentele hea. Mis aineid see teeb siis? Seal on näiteks töödeldud suhkur sees ja seal on sees ka kofeiin. Kofeiin on hea. See on seentele. Davai, tehtud. Aga ma näen, et see rong seisab seal. Seisab. Nüüd liigub. Näe, pum, kõik olemas, tehtud. Tema ekraan puhtaks, ma ei näe midagi. Ei, aga mul on tehtud. Oota, tegelikult ma teen. Näed siin. Nii, vaatame siis. Rongid ilusasti ootavad üksteist. Fortnite. Ma müün terve selle mäpi maha. Kas nüüd on selline olukord, et rongid omavahel kokku ei põrka? Ei põrka. Okei, ma olen vett jooma. Kes see üldse vett joob? Markus. Mina joon kaasa vahtra vett praegu. See maitseb või? Väga. Kus sa saad seda? Ma ju rääkisin sulle. Kui palju sul seda kodus on? Mul on seda palju. Kas sul on kodus kõik need? Jaa, mul on sügavkülmutuses. Kui palju umbes neid? No neid liitriseid purke mul võib ikka olla mitukümmend. Aavi võiks ka meiega Open Tiitisse tulla. Muidugi. Miks ta ei tule? Näed, kõik olemas. Jah. Ma nii kaua siis... Ma olen pankrotis juba ammu. Mina sama, ma olen ka pankrotis. Nüüd ma tutvustan järgmist probleemi. Järgmine probleem. Õpetaja, ma sain rongid sõitma. Ühe. Sa said ühe rongi sõitma. Ma olen IT-geenius. Ma sain kõik rongid sõitma. Aga need rongid, üks rong ei jõua mitte kuskile praegu, sest... Ma vajutasin ühte klikki ja kõik rongid sõidavad. Ja nad võivad sõita, aga see üks rong, millel on kõige pikem teekond, ei jõua mitte kunagi oma kaupa. Nüüd sõidab. Oi, kurat. Kuidas ta saab sõita, kui sul vahepeal pole raudteedki? Ainult üks rong suudab sul sõita nüüd õigesse kohta. Rong sõidab, näeb raudteed ei ole, sõidab tagasi. Kuidas sa saad üldse... Sa müüd maha raudteed. Metalliärikas, noh. See maa isegi pole... Ja Niina tahab selle raudtee kaotasidki. Davai, oota, nüüd see järgmine probleem. Oota, ma tahan õpetajale true story't näidata. Kõik algas ühel päeval, kui mu sugulane omas seda raudteed. Ja siis ta läks reisile ja nüüd ta ütleb, et ta tuleb nädala pärast. Ma müüsin terve ta äri maha. Ma ei saa näidest, ma palun selgitada nii.
ta on vaene. Vau, nii naljakas. Ta koduga enam pole, ma ostsin talle mingi 500 eest korteri, laenutasin. Okei, Oit, palun. Nii, nüüd järgmisena ma tutvustan teile magava juuksuri probleemi. Kas te teate, kes on juuksur? Jaa. Ma siin Ma ei tea. oletame, et see hall tegelane siin on magav juuksur. Kirjutan siia juurde ka, et see on juuksur. Nii. Nüüd siia ruumi. See on üks ruum, kus see juuksur sees on, kus ta toimetab. Siia kuskile uksega. Nii, siin on uks. Oota, ma ei näe õpetaja. Jaa, ma näen. Vaata tahvlit või minu ekraani. Nii, vaatan tahvlit. Kiri allapoole, ma tegin natukene allapoole selle. Ma ei ole, siin ei ole mitte midagi. Kas sa, Markus, näed? Jaa, ma näen. Oota, ma vaatan õpetaja ekraanilt. Vajuta shift-klikk. Ma lihtsalt vaatan õpetaja seda. Hea küll. Nii, ja nüüd on selline reegel, kui tuleb klient sisse, ma panen ta teise värviga, näiteks punasega, tuleb siia klient sisse, vaatab, et juuksur magab, äratab juuksuri üles ja siis juuksur hakkab selle kliendiga tegelema joone vahele. Me ei saa ju siit Ctrl+C-ga tagasi võtta, vaid niimoodi on see joone vahel. Aga nüüd, kui tuleb järgmine klient, näiteks sinine, näeb, et juuksur on hõivatud. Ja nüüd ta läheb ühte teise kohta. Võtame ta siit ära. Ja meil on olemas selline asi nagu ootesaal. Oletame, et siin on mingisugune uks siin taga. Ja nüüd see teine klient, see läheb siia ootesaali istuma. Aga ta veel ei lähe. Ta on praegu teel sinna, ta läheb siit poolt. Siit ülevalt. Või oletame, et ta ei lähe siit ülevalt ka, et ta läheb. Ta on praegu siin kuskil. Nii, ta jõudis nurga taha. Nii, nüüd juuksur lõpetab selle punase kliendiga. Ja siis juuksur läheb vaatama sinna ootesaali. Läheb siit, kustutan selle punase kliendi nüüd ära, seda ei ole enam, see läks ära. Ja juuksur tuli siit ära ja läheb tipa-tapa, aga ta läheb see hall juuksur. Ta läheb siit poolt, teiselt poolt läheb. Nii. Ta ei näe seda sinist. Ja ta läheb siia ootesaali sisse. Nii, kus see nüüd on, siia. Ja vaatab, et ootesaal on tühi, mitte kedagi ei ole. Nii, ja mis juuksur teeb? Ta läheb tagasi oma ruumi ja jääb magama. Mis järgmisena juhtub? See sinine klient, kes teiselt poolt tuleb. See sinine klient jõuab nüüd ootesaali ja jääb ootama. Ja juuksur magab ja sinine klient ootab. Ja vahepeal tuleb roheline klient. Vaatab, juuksur magab, äratab juuksuri üles. Tavai, juuksur hakkab rohelise kliendiga tegelema. Aga sinine klient ikka ootab. Minu teise juuksurisse. Ja sellist olukorda nimetatakse nälgimiseks. See sinine inimene seal nälgib ja muudkui ootab ja kunagi ei pääse löögile. Sest et lihtsalt juuksur läks teiselt poolt vaatama. See on see, kui üks programm ootab teise järele, aga teine programm ei signaliseeri õigesti, vaid võtab juba mingisuguse kolmanda ette. Ja siis see esimene programm jääbki ootama sinna. Ja selle kohta on meil nüüd võimalused, kuidas seda lahendada. Mis te arvate, kuidas seda olukorda lahendada? Mina Mine teise juuksurisse. No, teist ei ole. Õpetaja, mul on idee. No. See, et kui ta läks uuesti ootesaali, et
ma oleks teinud majale ringi peale või niimoodi, et roheline klient, kui tema tuleb, siis ma saadaksin tema ootesaali, siis läheks vaataks kähku sinisesse saali üle igaks juhuks, kas nüüd ta on tulnud, äkki ta oli kuskil poes ja siis kui sinine, siis ta tuleb, siis ma võtan ta juuksurit ja roheline ootab, siis rohelised lähevad. Jaa, aga siis sul on lihtsalt if-blokki vaja. Jaa, väga hea mõte. Selle kohta on OpenDDD kataloogis Starvation nimeline fail. Ma lükkan selle kõigepealt alla. Salvestan OpenDDD save kataloogi. Tavai, võib hakata tegema. Ja laen selle faili. Nii, kui sa nüüd vaatad minu ekraanile kõigepealt, siis sa näed, et siin nagu 2 rongi liiguvad ja kõik tundub nagu okei olevat. Semafoorid on ka kenasti olemas, et crashi juhtu ei ole. Aga näeme, siin on olemas ja siin on olemas ja siin on olemas ja siin on olemas. Igal pool on need valgusfoorid olemas. Aga tegelikult on neid ronge rohkem kui 2. Kui me vaatame siia depoosse, siin passib ka 1 rong ja see ei saa kunagi välja. Ja nüüd tuleb lahendada see nii, et see rong nii-öelda ei nälgi. Okei. Oota, kas me teeme profiiti või? Paistab nii. Aga noh, see seisev rong jälle võtab tulusid vähemaks, sest sellel on ainult kulud. Say you and round me steady in a wrestling snake. Mis see far end tähendab? Far end on kaugem ots. Sõiduliini ots, peatus, jaam. Noh, tehtud. See on kummal tehtud. Nii, mis sa tegid? Ma ei tea, vajutasin mingit nuppu ja need... Kas rongid panid kokku või? Vaata Markuse ekraani kähku. Oota, Ära vaata. ma ei näe, ta isegi ei share'i. Näita Markus. See oli kohutav, see oli kohutav. Mis ta tegi? See oli traagika. Tapsin inimese. Päriselt? Jah, Näita. näed. Jah. Siin hängaris. Kus läks? Kurat see rong läks? Siin. Vaata, ja siis pumbara või... Noh. Hambaio. Nagu, mida sa tahad, et me teeme? Näita Markus, et sa tapad inimese Ma ära. juba tapsin palju. Kas nad seisid depoos üksteisele otsa? Ma ei tea. Äkki. Õpetaja, meie tund lõpeb 2 minuti pärast. Ja kas võib järgmine tund teha? Võib küll. Ma nii kaua valmistan, et lõppu. Õpetaja, kas ma juba laeksin selle teise asjaga kähku alla ära? Jaa. Okei, mis see oli? Starvation. Kas see on ka sealt OpenDDD-st võtan või? Jaa. Kas sealt Deluxe'i alt või? Jaa. Oota, see on kuskile kadunud. Open Transport Tycoon Deluxe. Nii, ja mis siit oli see? Starvation. Nii, lae alla. Tubli töö, nüüd tee see sama asi selle, mida sa tegid selle deadlockiga. Jaa. Saame niimoodi, siis lähme siia, siis lähme documents, siis lähme OpenDDD-sse. Oota, kus see OpenDDD oli? Nii, siia,
siis lähme save'i, siis paneme siia, siis lähme paste'i, siis lähme paneme kinni, siis lähme OpenDDD-sse. Nii. Lähme OpenDDD-sse, siis lähme load game, siis lähme starving see. Nii õpetaja, ma olen sees. Jah. Ma tahan ka inimese ära tappa. Issand jumal. Oh shit. Need rongid sõidavad liiga kiiresti, need panevad otsa. okei, Tere, ma olen kartul. aga see kõik peaks lõppema. Ma tahan tappa inimese ära. Meie kohtume taas Järgmine teisipäev. 100 minutit vähem kui oota, päevast ehk siis teisipäeval, kui me kirjutame sellist kuupäeva nagu 22. detsembripäev. Sa sõidad on ju kiirteel ja siis näed seene. Kiiremini! See on selline halb, see pole hea. Artur pole hea. Ja kui sul on võimalus viienda Arkur, anna rauda. Ei, lihtsalt pane üldse Arkur kinni. Teeme ühe korra veel või? See läks asja.